Tere tulemast taas kuulama Improverdi podcasti. Oleme parasjagu sättinud end sisse Kotka tänav 26 ärimaja taha lao teisele korrusele. Siin on Ruutu 10 impro stuudio ning lisaks impro tegemisele on sellest saanud ka selline podcastide salvestamise stuudio. Ning aasta 2023 on just värskelt alanud ning Improverdi podcasti esimene saade siis sel aastal saatejuhid Improvert Rauno Meronen ning kaassaatejuht Toivo Värbu. Toivo Värbu tõepoolest, kes on harjunud kuulma Kristjani häält, siis arvatavasti Kristjaniga teeme veel saateid, kuid lihtsalt praegu tekkis mõte, et kuna ma teen Toivoga nii palju improasju koos, meil on duo show käimas, me käime eratellimustel, me oleme Bewise'i rakendusimpro koolitustes, oleme koolitajad, siis selliseid improjutte meil nii palju, mida rääkida ja need alati saavad räägitud siis kas Toivo Fordis või minu Toyotas ja te ei kuule neid, aga mõtlesin, et miks mitte teieni tuua need lahedad mõtted, mida Toivo alati räägib. Ja kes meid autos kuulavad, siis kujutage ette, et me olemegi seal ja me siis sõidame eratellimusele ja räägime improfilosoofilisi mõttekäike. Jah. Muide mainin kiirelt ära ka selle, et esimest korda me salvestame podcasti pildiga, et ta on, ma ei tea, ta ei ole enam nagu hääling, ta on juba selline nagu saade, et YouTube'i läheb ka meil videoga pilt ülesse. Tanel küsis hästi, mis asi see podcast on ja siis ma ütlesin, et see on nagu raadio ja siis ta oli nagu, õigus, nagu jutusaade. Jah, jutusaade, jah. Nüüd on pildisaade ja et ma tahan kiirelt öelda seda, et 26 jaanuar on mulle Toivol tulemas, mina Toivo teeme duot ja Märt ja Kristjan teevad oma duot, on niisugune show nagu Fantastiline nelik, 26 jaanuar Vongraalis Rataskaevu tänaval. Kui vähegi on aega, siis tulge vaatama, 30. detsember toimub show, oli päris hea. Jaa, mina olen Kivimees ja Rauno on siis nähtamatu naine, sest ta ei jõudnud valida, kõik teised valisid ära karakterid endale. Ja ma jõudnud, ma olen nähtamatu naine. Nähtamatu naine. Toivo, sul oli lahe teema püstitus meie esimeseks selliseks ühiseks saateks. Jaa, panin kohe siis niisuguse improfilosoofilise põmaka lauda, et miks on raske teha lihtsat improstseeni. Miks on raske teha lihtsat improstseeni? Okei. Ja näiteks, kui ma mõtlesin selle, saatsid ette ja ma arvan, et me arutamegi täna, et miks on raske teha lihtsat improstseeni. Aga ma arvan, et enne kui me saame arutada, miks seda on raske teha või kas seda üldse on raske teha. Kas seda on üldse võimalik teha? Ja kas seda on võimalik teha, siis äkki sa saad natuke ära raamida või defineerida, mis see lihtne improstseen on, et siis me teame, mida me tegema hakkame. Jaa, no mina ka täpselt ei tea. Aga kui te kujutate ette, et te kulgete, ei pea nagu liiga palju pingutama, te olete seal koha peal, te naudite seda situatsiooni ja te ei saa aru, kuidas see nii lihtsalt välja tuleb. Aga see on nii hea. Ja minuga resoneerusid sõnad, et sa ei pea pingutama ja see tuleb iseenesest välja, et see situatsioon rullub lahti iseenesest ja sa oled nagu natukene ka pealtvaataja rollis, aga samas saad seda kogeda seal stseenis sees. Ja, mulle meeldib tuua võib-olla võrdlusi niisuguse nagu hea filmiga, et kui sa unustad ära, et sa vaatad filmi ja sa lähed sinna filmimaailmasse, tõmmatakse nii kaasa, et siis see on nagu mulle kui vaatajale see hea maguskoht, kus olla. Okei. Ühesõnaga siis see on see lihtne stseen. See on see lihtne stseen, mida on raske teha. Mida on raske teha. Ja väide ongi see, et seda on raske teha. Ja, okei. Et muidu kõik teeks häid stseene kogu aeg. Et lihtne stseen on ühtlasi ka hea stseen. Ja hea. Kas me peame panema hea stseeni parameetrid ka paika või see on? Jah, kuna hea on nii subjektiivne, et tihtilugu improõppes ja treeningutel on ka see, et hakkavad üles kerkima erinevad maitseelistused. Et mulle meeldibki, kui kõik jääb ähmaseks ja natukene on arusaamatu, et see ongi nagu põnev. Ja teisel on see, et tahaks, et asi oleks selge,
et siis on jälle lihtsam toimetada. Et siis seal saab jälle nagu nii-öelda vaielda maitse üle. Ja maitse üle saab vaielda, aga ikkagi hea stseen on üldiselt selge arusaadav. 95% inimestest tunnevad hea stseeni ära. Jah, seda ei pea, okei. Aga miks seda on raske teha, nagu mis värk sellega on? Jaa, seal saab siis palju arutleda selle üle, et mis ta heaks teeb. Ja üllataval kombel seal on päris palju elemente, mis peavad siis joonduma minu jaoks. See on nagu selline improhoroskoop, et erinevad taevakehad. Aga selles mõttes, et erinev... See juhtub kord aasta. Aga selles mõttes, mis on erinev nii-öelda horoskoobist või astroloogiast, siis improstseenis on nagu meie võimes need asjad joonduma panna. Et see ei ole lihtsalt, et kas Merkuur on Marsi kõrval või Jupiteri taga. Jaa, täpselt. Ja seal ma näengi, et seal taga on kõva treening, et selle lihtsuseni jõuda. Et nii palju erinevates improfilosoofiates me jõuame ringiga tagasi algupärra stiilis kuula partnerit. Ja siis sa oled, ma ju kuulan, aga kas sa tegelikult kuulad või mis sa sealt võtad, on ju. Et lõpuks sa jõuad sinna sügavusse, kus sul karakteril peab olema 24 omadust, millega sa žongleerid ja teed veel seda ja kolmandat asja ja sa oled, pagan, see on nii keeruline. Kusjuures see, et kuula partnerit, ma mäletan aastaid tagasi oli niimoodi, et ma tean seda, et kuula partnerit. See õppetund on läbitud, ma tean seda. Aga ma ei pea enam kuulama. Et ma ei pea enam seda õppima, ma oskan seda teha nii hästi. Aga mis juhtus oli see, et ma nii-öelda õppisin seda uuesti või nagu avasin uue nagu leveli või uue taseme. Ja kui ma mõtlen näiteks, kui meie improviseerime, kui meie nagu kuulame üksteist, siis see kuulamine see on mingi hoopis teistsugune asi, sest et sa kuuled ja kui ma ütlen kuulamine, siis see mitte ainult heli, aga ka pilt, et sa nagu võtad informatsiooni, siis ma tunnen, me saame nii palju informatsiooni üksteise käest, kui me improviseerime. Ja just. Ja see on selline mingi 99% on nähtamatu, mida keegi teine ei näe. Tähendab, kõik näevad seda, aga keegi teine ei oska sellele panna sellist nagu näppu peale. Aga kui me selle nagu välja toome, siis on, muidugi, loogiline, et jah. Ja, et see, ma arvan, see on nagu aluseks, et siuksed panin for fun 3 siukest hea stseeni bulletit siis kirja. Lõbu pärast. Lõbu pärast, ja 1, kuula. 2, leia situatsiooniline sihivektor ja 3, ole naljakas. Super. 3 lihtsat asja, kuidas teha hea humoorikas improstseen. Mis on lahe see, et see ole naljakas on siuke, et esimene asi, mis me õpetame uutele, et ära püüa olla naljakas. Sest et kui sul ei ole vaata neid tehnikaid, siis näeb lihtsalt siuke meeleheitlik välja. Ja lihtsalt kuulajatele, kes võtavad mind liiga tõsiselt, et see 3 on siuke naljaga visatud punkt. Ja Toivo võtab seda tegelikult väga tõsiselt. Ta on väga kriitiline ja hullult nõuab kõigilt, et nad oleksid naljakad. Ma püüan tõsiselt nalja teha. Vahepeal ei õnnestu, ebaõnnestumine on omaette nali. On, jah. Okei, nii. Et miks? Nagu põhimõtteliselt lihtsalt stseeni on raske teha, kuna kuulamisoskus pole nii hea? Jah, ma ütleks võib-olla isegi niimoodi, et need, kes juba tunnevad impro tööriistasi, siis neil on tendents üle pingutada. Ja. Et sa kipud üle mõtlema, üle võimendama, üle mängima, et nagu kõik on, tuleb nagu liiga palju. Ja, see on küll, ma olen sellega täiesti nõus ja sellega jällegi mul on oma enda kogemus, kus ma mäletan, seda avastust, kus ma sain teada, et ma ei pea nii palju tegema ja ma kippusin stseenides või ma mäletan, me olime seal improkliinikus, Trent Pantsi oli ka veel seal 5 tundi läbi meil ja ma olin nagu, kuidas öelda, ma pidin ütlema, mul karakteril oli mingi lause, mis oli nagu selline lahe lause ja ma lihtsalt pidin seda uuesti ütlema. Lihtsalt korda ennast. Nagu su karakter ütleb, et ma ei taha suitsu. Ei aitäh. See on see, mis ma olen. Ja mul pakuti, ma ei tea, näiteks uuesti suitsu ja ma olin nagu,
okei, ma olen nüüd ühe korra öelnud, et ma ei taha suitsu, onju, aga publik on seda kuulnud, nüüd ma peaks midagi uut tegema. See on liiga lihtne. See on liiga lihtne, jah, täpselt see on liiga lihtne. Ja ma siis mõtlesin mingi keerulise asja sinna juurde ja oligi, täpselt ongi, mul peas oli see mõte, et see käik on liiga lihtne ja siis ma tegin mingi keerulise käigu ja siis mul on nagu üldse stseen üldse ei lähe hästi, raske on. Ja nüüd ma olen, et kõige lihtsamat teed pidi, mis on kõige lihtsam asi, mida öelda, mis on kõige lihtsam asi, mida teha, mis on kõige loogilisem ja loomulikum asi, mis seal olukorras võiks nagu, keep it as simple. See on nii rumalalt lihtne, et me isegi ei julge sinna minna. Jah, täpselt, ongi. Vaatan, Rauno karakter sööb laval. Ja. Ma olen, ta vist sööb laval. No see on Siililegi selge. Ja. Ta sööb minu aluspükse. Mis ma nüüd teen? Mis maailmas me nüüd elame? Ja. Kuidagi läks see situatsioon väga raskeks, väga kiiresti. Ja. Et lihtsalt aksepteerida seda, et Rauno sööb normaalset toitu. Väga tore. Algus on tehtud. Ja. See mõttes, et need aluspüksid võivad tulla, et ma saan aluspükse, aga seda ei pea toppima sinna kohe. Ärge pange kohe aluspükse taldrikule. Avastage need sealt. Avastage sealt. Sest et tegelikult me võime avastada, et ma söön midagi palju veel huvitavamat. Midagi eksootilisemat. Jah, näiteks Ladina-Ameerika aluspükse. Jah. Või siis merekarpe. Jah, näiteks merekarpe. Meil oli teisipäeval oli baarproovi see trenn ja meil oli baarproovi juuniori rahvas oli ka. Niisugune vahva lõbus jämm oli meil. Ma olin ka seal. Ma tean, ma räägin. Sa räägid publikuga. Ma arvestan publikuga ka. Rauno, ma olin ka seal. Ja. See mõttes, et me enamus lauseid ei peakski ütlema üksteisele. Ei pea. Võiksime lihtsalt öelda mingid sõnahaaval lugu teha ja me saame info kätte. Aga ma unustasin juba ära, ma juba rääkisin sinuga. Ja. Aga meil oli, aga mäletad seda stseeni, kus Karina ja Artur ronis tooli alla ja hakkas seal sööma. Ja siis, see oli juba selline päris palju nagu toimus. See oli selline, et ei ole väga lihtne. Ei ole väga lihtne stseen. Ja see oli nagu okei. Aga Karina, mis tegi? Karina lihtsalt kehitas õlgu ja istus tooli peale ja hakkas ka sööma. Mis oli väga lihtne asi, mida teha. Ja nüüd nad sõid kahekesi ja siis ma otsustasin, et okei, ma lähen valan neile veini, nad on restoranis. Ja me ei tea miks, aga millegipärast Arturi tegelane on restoranis ja sööb tooli all. Ma ei äkki ta kardab pommirünnakut, ma ei tea, aga on seal all ja sööb. Ja see tuli ilus selline, 3 detailist tuli nagu ilus selline pilt kokku. Ja tegelikult meil oli selge, kus me oleme, mis me teeme. Ja meil oli olemas ka see ebatavalisus, et keegi sööb tooli all. Ja kõik oli nagu, kõik oli ilus. Kuni Artur ütles, et me oleme skaudilaagris. Ja, sest ta vist ei näinud, et ma valasin veini või nagu võib-olla ei märganud seda. Aga samas, skaudilaagris on restoran. Ja, see ongi, et kui asi läheb liiga sürreaalseks või nagu üli ebatavaliseks, et siis ideaalis me sikutame teda natukene loogilisemaks tagasi, paneme oma intelligentsus sinna sisse, kasvame neid asju põhjendada. Ja vastupidi, et kui asi läheb liiga nii-öelda tavaeluks, et siis me tahame sinna natukene jälle sihukest ebatavalist vürtsi juurde visata, et avastada seda situatsiooni ja ma näen, et see situatsiooni selgus on minu jaoks väga oluline. Et sinnamaani, kuni improviseerid laval, ei ole situatsiooni osas selged. Nii käib see kompamine. Ja tundub, et sa mängid nagu mitme palliga tennist. Ja nagu missugust palli nüüd lüüa. Aga teine su partner mängib võrkpalli. No tema ainult servib. Tema ainult servib võrkpalliga. Ja sa oled reketiga ja oled nagu mingi Wimbledoni turniir on või? Ja, et enne me teadlikult tugevalt ja koomiliselt ei saa millessegi sisse mängida, kui kõik on ebaselge. Jah, see ühes, ma ei mäleta, mis moodulis ma õpetasin seda, või see oli grupitreeningus ja kuskil oli siuke olukord, et ma olin, et okei. Nagu enne kui, me võime alustada stseeni, et me oleme pangas, eks. Ja lihtsalt panen paika selle.
niisugune nagu short-formilik stseeni alguse käik. Aga sa võid alustada ka sellega, et sa oled laval, sa märkad oma partnerit, sa märkad, kuidas sina oled ja sa lihtsalt oled. Ja võib-olla oled nagu jõu, lihtsalt teed nii. Ja mingit konteksti detaile nagu ei tule. Ja siis lihtsalt nagu sa lased sellel kontekstil nagu kuidagi ilmuda, et sa saad neid väikseid momente, kogud kokku ja see väiksed momendid, nagu pusletükid, nad tood kokku ja tekib see pilt, kus me oleme. See on nagu see vana fotoaparaat, mida sa pidid ilmutama. Et see situatsioon ilmutab ennast. Täpselt, jah, see ilmutab ennast. Ja nüüd selle stseeni alguse puhul oli nagu, et kui sa magad maha selle hetke, et öelda, mis toimub, siis on sul pekkis. Kui sa ütled liiga vara, et sa lihtsalt oled, suva ma ütlen midagi, kus me oleme, mul on väike paanikahäire, et ma pean defineerima, siis sa rikud ka alguse ära. Ja ma mäletan, õpilased olid nagu, et millal ma siis ütlema pean, sest et ühe stseeni puhul ma olen nagu liiga vara, teise stseeni puhul liiga hilja ja see oli, nad on nagu, millal seda ütlema peab. Oleneb situatsioonist. Ja ma joonistasin mustale tahvlile, meil on siin pool on see blackboard, joonistasin sinna sellise joone, kus oli siis, ma kirjutasin stseeni algus ja nagu stseeni lõpp on ja. Või ma tegin joone ja siis ma ütlesin, kuskil siin vahes on see õige koht, aga see iga kord muutub vastavalt olukorrale. Mõnikord pilt ilmub kiiremini ja sa paned kohe saad välja öelda, mis toimub, aga teinekord see pilt ilmub aeglasemalt ja mõlemal seal ei ole nagu erinevust, et üks ei ole parem kui teine, sest et neil on lihtsalt erinevad olukorrad ja nad vajavad erinevat lähenemist. Ja sellepärast ma näen, et see narratiivi ja premissi impromuskel on hästi oluline oma impro järgmisele astmele viia, et sa ei jäta kõike juhuse hooleks. See ei ole mingi, äkki tuleb ägest see, no tuligi, äkki nüüd tuleb, ei tuld. Ja sa oled, okei, tegelikult tahaks aru saada, mis on need punktid, mis löövad kraavi situatsiooni ja mis aitavad tagasi rajale. Et jah, märgata seda, et me mõlemad oleme kontekstuaalselt enam-vähem sarnases kohas, et pika formaadi puhul eriti see filmi ilmutamine võib võtta pool tundi, et sa lõpus näed, et siuke see lugu oli, aga sa sees ei ole selles osas segaduses, kui sa just alguses ei ole valest kohast kohe ära keeranud. Et sa sõidad, sa naudid, sa ei tea päris, mis teed pidi sa Tartusse jõuad, aga sa püsid teel. Ja, ta on jah selline aina rohkem saab selgeks ja siis, kui show läbi on, siis on nagu, selline see show oli. Just, nüüd saime just teada. Seda on vist raske eesti keelde tõlkida. What is it about? What is it about? Millest see räägib? Mis värk on? Mis värk on? Mis värk on, jah. Et põhimõtteliselt, kui neid värke seal ühes stseenis on rohkem kui mis värgid need on, siis on juba keeruline. See on nagu näiteks see, et me mängime stseeni ja ma jätan sind maha, eks ole. Aga samal ajal ma paljastan, et ma olen tegelikult tulnukas. Ja ma müün autot sulle samal ajal ka. Ja. Et seal nagu, see juba kõlab selline nagu keeruline, on seda handlida. Juba isegi kirjutada seda stseeni või lavastada või nagu ka juba see osa, sa oled nagu, millele me fookust nagu pöörame, et nagu, jah. Kuigi mu peas on nagu nägemus, et see võib tegelikult toimida niimoodi küll. Kindlasti. Mr. Chang tõestas seda Ameerikas. Mina naersin kõht kõveras ja Amruta Austraaliast oli püha vihane. Aga siin me jõuame tegelikult sinna vahvasse kohta, kus ma olen ise ka seda märganud, et impro võõrad inimesed ja väga improteadlikud inimesed võivad kohati naerda väga erinevate asjade üle. Et sa publikus tunned ära, kes naerab siis su genereeritud komöödia peale ja kes naerab su mingi impromomendi peale. Ma tahtsin öelda sinu kui improviseerija peale. See on nagu, selline impromomendi peale, jah. See on see, et kui improviseerija vaatab etendust, siis ta näeb, kuna ta on ise olnud ka selles esinemise olukorras, ta näeb mingeid momente. Näiteks vaatad õpilast etendust, et sa näed, et kellelgi jookseb juhe kokku. Või kutsutakse keegi publikust lavale ja siis järgmiseks mänguks unustatakse ta lavale.
ja publik on jumala, nemad ei tea, et see on läbi, aga sina tead ja sa südamest naerad, kui koomiline nägu on sellel publiku liikmel, kes on nagu, kas ma jäängi siia etenduse lõpuni lihtsalt postamendiks siia taha. Real life story. Me peame tegema disclaimeri, kus see on ükskord elus juhtunud ja see pole Ruutu 10 juhtunud. Või juhtus Ruutu 10 või? See oli üks Tartu Ruutu 10 õpilaste show. Okei, õpilaste show. Ja, okei. Et kui me käime eratellimustel esinemas või kui on baarproov show või nagu kui on, ühesõnaga... Mul tuli üks meie show meelde. Et me hoolitseme publiku eest suurepäraselt. Välja arvatud ühel juhul on. No nii, okei, ma aga see oli naljakas. Okay. See oli naljakas, see oli osa komöödiast, kuigi see ei olnud ette kirjutatud ja planeeritud. Et meil oli, lavale oli 2 tooli vaja. Ja. No, see on nii minor, aga ühtegi vaba tooli polnud, kõik istusid. Ja siis me palusime 2 publiku liikmel, et me korraks selleks situatsioonis kasutame neid toole. Nad tõusid püsti. Võtsime toolid lavale. Nemad siis viisakalt seisid selle situatsiooni. No sellel ajal, kui me hakkasime oma improga pihta, jah? Ja. Seisid nagu meiegi. Ja siis stseeni lõpuni. Stseeni lõpuni. Ja siis me andsime toolid tagasi, mida me ei kasutanudki. Nad küsisid ka vist, et ei kasutanudki neid ja me olime, et täna polnud vaja. Jah, siis me märkasime ka, et ei olnudki vaja. Ja. Aga igaks juhuks nad olid olemas. Ja. Ütleme, hullem oleks on see, et me oleks võtnud nemad lavale ja ei kasuta neid. Ja. Et mis on võib-olla keeruline, tulen selle hea improstseeni niimoodi mühinal tagasi. Kas lihtsa või hea või kombo, need mõlemad, lihtne, hea lihtne? Ütleme nii, et see eeltöö, mis sinna sisse läheb, seda on palju ja see on raske saada see stseen heaks ja lihtsaks. Et seal, kuna me etendame ikkagi eeskätt situatsiooni ja koomilist situatsiooni, siis see ei ole one-liner nali, mida sa saad üksinda niimoodi tulistada, et mina olen hullult naljakas, aga mu lavapartner on igav ja kuiv. Et ta on ikkagi koos. Et kui Rauno karakter on lõbusalt koomiline, siis suure tõenäosusega minu karakteri tegevus toob seda kas esile või kõrgendab või võimendab või loob kontrasti, et ühesõnaga see situatsioon kokku ideaalis võiks anda selle koomilisuse. Jah. See ma olen täitsa nõus sellega. Ja need väiksed asjad, mida märgata, mis tegelikult annavad nii palju, et tuli meelde üks Von Kleeni teatri Pancho-saali Pancho. See ei ole see Pancho. See ei ole. See on Voldemar Pancho nimeline saal. Mitte Pancho. Ma olen kogu aeg valesti teinud. Ma mõtlesin, et see on nagu see Pancho, et on pianoklaabid ja Pancho saal. Piano, New York piano baar ja siis on Pancho baar. Ja siis on siuke sügav kummardus VGT-s. Ja vabandused siit poolt. Võib-olla peaksite Pancho sinna seina peale ka panema referentsiks. Et seal oli see, et kus me saimegi, ideaalis, kui sa saad publikult juba mingi konteksti elemendi kätte, et sa oled pulmas. Tundub, nüüd öeldi kõik välja, midagi ei olegi enam salapärane, ega mis siin situatsioonis ikka teha. See meie show, See on ju mul lemmik. See on ju klassikaline pulmapidu, mis seda ikka näidata. Et nüüd mulle kui improviseerijale tundubki huvitav, et mis seal siis on nii huvitavat või ebatavalist, sest kui me mõtleme inimeste lugude peale, kui nad räägivad, et mul tuleb meelde, kui ma käisin ühes pulmas, siis seal juhtus siuke asi. Et see on see asi, mida tahaks improlaval nendes karakterites avastada, seda situatsiooni iseärasust, miks ühele või teisele karakterile veel 10 aastat hiljem võib see situatsioon meenuda. Et ta ei ole see, et mingi, ja siis tuli lohe ja purskas tuld ja küünlad läksid põlema ja sa oled nagu, ma ei tea, ma pole üheski pulmas käinud, kui see on juhtunud, aga elu on piisavalt ebatavalisi asju ja lugusid täis, kui sa kuulad inimesi, et see, mis me laval teeme, tundub vahepeal, see vist oli üle võlli käik, aga tegelikult siis sa kuuled, et on juhtunud midagi hullemat. Kas troonide mängus mingid draakonid ei käinud kuskil pulmas või?
sa olid draakonid ja pulmad ju. Käisid ja et noh, mis puutub, ütleme, erinevatesse žanritesse nagu ulme või tulnukad või siuke, et kui sa märkad, kui sa lähed kinno, nad panevad teinekord päris palju energiat ja auru selle maailma tutvustamiseks. Ja. Meie ei pea seda maailma oma audientsile tutvustama, kes elab selles. Et see on see lihtsam on mängida olemasoleva maailmaga, kui genereerida 3 minutiks uus maailm. Mul see, kui me seal kui me seal tegime oma selle pulma etenduse, siis see algus oligi nagu super lihtne, sest et me mõlemad istusime ja siis me sõime. Ja sa olid nagu, see lõhe on nii hea ja ma nagu tõesti, et kartulid on ka väga head. Ja lihtsalt sõime tõesti väga maitsev. Ja siis ma tegin lihtsalt nagu söön, siis ma nagu niimoodi vaatan üle õla lihtsalt. Ja siis sa vaatad ka üle õla, kuhu ma vaatan uuesti sinna. Jällegi väga lihtne, kordame seda tegevust. Ja siis M-kumb ütles, et nagu huvitav, et teised vaata seal teises ruumis söövad. Ja, üha rohkem tundus, et me oleme kahekesi seal. Mis päriselt me olimegi laval, me olime kahekesi, aga mida rohkem me pilke või tähelepanu pöörasime siis nii-öelda lavalt kõrvale, siis ajus see väike impropätt oli. Te vist ei ole selle põhiseltskonnaga koos? Ja, oli täpselt, ja niimoodi me aeglaselt nagu me ei öelnud, miks me ei ole koos, me ei teadnud seal, miks me ei ole koos, aga me lihtsalt kinnitasime oma vaatlustega ja oma interaktsiooniga oma vahel, et jah, me oleme eraldi. Ja siis tõime veel detaile, et huvitav, et nagu, et siin meie söögitoas on need cateringu asjad. Ja siis lõpuks selgus, et me oleme lihtsalt, meid ei kutsutud pulmagi. Me olime lihtsalt 2 suvalist, kes, ja minu eks vaata veel oli kellegiga koos, või mis iganes seal edasi juhtus, eks ole. Jah, sa nagu avastad selle ebatavalisuse selles hetkes. Ja siis sa sõidad sellega. Sa sõidad sellega ja põhjendatult. Et kui see on väga ebatavaline, siis ta tahab lihtsalt rohkem põhjendust saada. Ja, ikka väga. Ja. Enne kui uus ebatavalisus turja lendab. Sest et me tahame ju seda, et kuna me improviseerime lugusid ja tegelaste seikluseid, siis see inimene, kes seda nagu vaatab, ta nagu, et sinna sisse elada, siis ta peab mingit moodi suhestuma selle tegelasega ja ta peab aru saama, miks see tegelane kuidagi käitub. Ja kui ma ei tea, kui ma vaatan mingit filmi ja ma ei saa aru, miks mingi tegelane midagi teeb, siis see tundub loll. Tundub nagu lihtsalt nagu jama ja ma vaatan midagi muud. Ja, et see on päris selline. Jah, teinekord on raske leida seda maguspunkti, kuna improviseerijal on vabad käed ja ta on selles momendis peab tegema nüüd otsuse. Et kus see, ütleme, see treening tulebki nüüd mängu, on see, et kui sa oled juba piisavalt palju kogenud erinevaid situatsioone, siis sa hakkad tunnetama seda rada, kus sa tahaks olla. Ja hea näide sellest on see, et improviseerijad, kes on juba natukene aega improviseerinud, jõuavad alati sinna, et oli etendus, nii põnev oli, väike närv oli sees, pärast oli siuke hea adrekalaks, õhtul jõudsin koju, mõtlesin, ma oleks võinud hoopis niimoodi teha. Ja siis nad jõuavad sinna faasi, kus etendus saab läbi ja sa oled, ma oleks saanud seda teha. Ja siis sa jõuad sinna, kus sul stseen saab läbi ja sa oled neetud, maha magatud võimalus. Kuniks sa jõuad sinna, see on see hetk, kus ma saan seda teha. Ja nüüd sa oled jõudnud sinna, kus sa mitte ei ole hobuse peal, mis kappab, vaid sinu käes on nüüd ohjad. Ja, et ta ei ole lõpuni taltsasobune võib-olla, aga vähemalt sul on kinni hoida kuskilt ja sa saad teda natukene sikutada siia-sinna. Ja, et sa ei istu hobuse peal selge ees. Ja nüüd ongi huvitav, et sa ei saa jõuda praegusest hetkest tulevikku. Või saad küll, me kogu aeg jõuame praegusest. Ma arvan, see on, mida me teeme kogu aeg. Ma mõtlen seda, et kui sa ei saa vahele jätta. Kui sa täna mõtled, et ma eile oleks seda teinud.
et kuniks sa jõuad sellesse hetke, et nüüd ma saan siin hetkes teha juba mingi ratsionaalse otsuse, et sa ei saa tuua seda nagu tulevikku, et ma homme teen hea etenduse Raunoga ja ma mängin seda, sa saad jõuda ainult nagu sinna. Sa saad jõuda aina rohkem nagu nii-öelda hetke, et see lääg alguses on õhtul, saad aru, siis pärast etendust saad aru, pärast stseeni ja siis see lääg jõuab sinna, et teed käigu ära ja siis saad juba aru. Ja siis sa lõpuks, et kui sa hakkad tegema käiku, siis sa oled, aga, ja tegelikult, hakkad tegema käiku. Ja nüüd on see, et ikkagi, mis on see kõige loogilisem ja lihtsam asi, mida teha. Et mis on see nagu, milleks teha endale elu raskeks? No tegelikult, tee. Teeb, ja vahepeal ongi, et kui me Raunoga tunneme, et elu on liiga lihtne. Meelega teeme natukene keerulisemaks. Pannime, lõbutseme, et me nii-öelda viskame kaikad kodaratesse ja paneme mingi küüni põlema ja vaatame, mis saab, et nagu see on ka osa improvisatsioonist. On, et sa ei, ongi, et sa ei taha liiga turvaliselt mängida, et see teeb nagu steriilseks ja ma näen, et improviseerijad tahavad kohe hakata kaikaid loopima, enne kui nad õpivad ära, kuidas on ühel lehel olla. Et siis sa saad kaikaid loopida nii piisavalt vähe, et sa üle ei käi, aga natuke raputab, et oleks põnev. Nagu see kaigas võiks olla sihitud, saad aru? See ei ole nagu, kui me viskame nagu kaikaid kodaratesse, siis ma ei võta ka massiga ja kalluta kastitäie kaikaid ratta peale. Võib-olla selle kaikaga lihtsalt müksad natukene ja siis vaatad, kas jääb püsti. siis müksad tugevamini. Ja siis, kui sa piisavalt üksteist nügid, siis sa saad aru, kui palju sa pead lükkama, et asi kraavi sõidaks ja siis sa nii palju ei lükka. Sa nagu mingi piiri peal. Sa nagu vaatad, Hirmu piiri peal. Riski. Huvitav, et see, me just rääkisime nagu improst ja impro tegemisest, et sa natuke nügid, aga mitte liiga palju. Huvitav, et kui mõni improviseerija kuulab seda, et kuidas ta seda rakendada saab. Nügimist. Et nagu meie nõuanded või nagu meie mõtted on see, et see igal ajahetkel see kõige parem asi, mida teha, on mingis vahemikus ja sa tunned selle ära, kui sul on piisavalt kogemusi. Et siis, mis on selline nõuanne, mida anda? No ära õpi improt paberi peal. Kogu kogemusi. Kogu kogemusi ja faili, mis ma mõtlen minu kõige suuremad õppetunnid ja arengud on võib-olla need, kus asi on nii halvasti välja tulnud, et sa hakkad ümber mõtlema või nagu, mitte ümber mõtlema, aga sa ei saa aru, miks ta nii halb oli? Ma ütleks niimoodi, et kui sul läheb valesti või sa nagu toob mingi nii-öelda viga või nagu asi ei toimi, siis sa saad, kuidas öelda, sellise tugeva nagu piitsalöögi, et siin oli midagi, siin oli midagi, mis ma tegin. Siin lähedal oli midagi, et sa hakkad märkama ja siis sa hakkad oma sihikut sättima. Toiva see, me rääkisime, et hoida stseen lihtsana ja see on kuulamine on ülioluline ja see, et sa näed, mida su partner teeb ja et me loeme üksteist nagu päris hästi. Ja ma näen, et see on ka põhjus, mille pärast me ei pea nii kõvasti konteksti pumpama, sest see on meil see selgus tuleb. Kui ma olen laval ja sa oled ja ma olen kas sa oled mu ema või koer? Ma ei tea, see teeb mu automaatselt steriilseks oma järgmistes käikudes, sest sa üritad teha käiku, mis sobiks nii emale kui koerale. Ja see jääb okei, on siuke toetav käik, ja siis kui mina ei tea, siis suure tõenäosusega publik ka ei tea. Et publik on ka äraootaval seisukohal. Neil on raske ennast naeruga vabastada, kui nad on nagu segaduses. Et kas ma naeran nüüd koera peale või ema peale või mis see situatsioon on. Aga näiteks ongi, et kui me võtame inspiratsiooniks pulm, siis automaatselt luuakse eeldus, et me oleme pulmas. Kui me just nagu
esimene eeldus, me oleme pulmas. Jah. Aga võib-olla me oleme pulma planeerimas või võib-olla oleme pulma abielu ettepanekut tegemas. Ja sel hetkel, kui me jõuame selle konkreetse asjani, mis selle defineerib, siis tegelikult tagasi vaadates kõik on nagu loogiline, et publikul ei tule see üllatusena mingi, mis asja, nad polegi pulmas, nad on lepivad preestriga kuupäeva kokku, aga see teekond on ja see tuleb ilmsiks, nagu see pilt ilmub. Ja see on see koht, kus on see järgmise taseme ära lõhu loodud reaalsust. Et kus sa ei lõhu 4 minutit tagasi loodud konteksti. Jah. Et see on huvitav, et ära lõhu 4 minutit tagasi loodud konteksti. Nüüd selle pihta on nagu, aga ma ei mäleta, mis 4 minutit tagasi juhtus. Oled kuulnud seda? Jah. Ja kuidas on võimalik, et sa ei mäleta, mis nagu ma räägin oma mõtte ära, eks ole. Ülesanne ei ole mäletada, mis 4 minutit tagasi juhtus, vaid ülesanne on elada selles reaalsuses. Ehk siis, kui ma pean lihtsalt jätma meelde, et ma olen kirikus, räägin preestriga, et ma nagu, see oli üks detail nagu siin stseenis ja nüüd ma nagu mingi ratsutan edasi, eks ole. Siis on nagu 4 minuti pärast võib-olla läheb meelest ära, et see olukord oli. Aga kui sa oled kõik need 4 minutit, oled kirikus preestri juures, nagu siis sul on kogu aeg oled seal, kuidas see saab meelest ära minna või nagu. Et mida rohkem sa investeerid sellesse hetke, seda tugevamini ta sulle tegelikult sisse jääb ka, et ongi, kui seal ei toimu midagi, kui seal karakteritel pole mingit emotsiooni taga, mingit tundmust, mingit olulisust, lihtsalt, ma ei tea, räägid suhkru ja soolasisaldusest 2 minutit. Ja siis on nagu raske mäletada, et oota, aga mingi suhkru teema oli. What's that about? Isegi tegelikult, kui... Mis värk on? Mis värk on? Isegi kui rääkida 2 minutit soola ja suhkru sisaldusest, see tegelikult on isegi hea. Pigem, mis juhtub, miks ei mäletata, mis 4 minutit tagasi juhtus, on see, et sa 10 sekundit rääkisid soola suhkru sisaldusest, siis sa rääkisid, et sul on Volvo katki, siis sa otsisid, kus on koopast väljapääs, siis oli tuletõrjehäire, sa paned endale tuletõrjeriided selga ja sul juhtub nii palju erinevaid asju, sest et seal on selline pingel, ja see on see, mis teeb stseeni raskeks, selline pingutus leida, nagu otsitakse, mis on see lahe stseen. Aga nad ei võta kinni esimesest asjast, milleks oligi võib-olla see soola ja suhkru sisalduse mõõtmine, ja see ongi kogu stseen. Ja ma võib-olla lisaks sellele juurde, et igal juhul ta on oluline klotsi on kinnistada ja võimendada, on see siis pikkuses või emotsioonis või mis ma tunnen, mis teeb selle situatsiooni koomiliseks, on nüüd sellest suhkrust ja soolast rääkides, mis kontekstis. Okei, see on see, jah. Et kui ta on, ajalehed on nõmedad. Ma ei loe ajalehti. Nagu hea teada, aga nagu mis värk on või miks? Nüüd, kui ma olen Eesti Ekspressi peatoimetaja ja ma ise ei loe ajalehti, on nagu... Ja need on nõmedad. Ja see on nagu, okei, meil on midagi siin, millega mängida. See on küll, jah. Nüüd ma kuulan huviga, miks ta ei loe või mis ta sellest kõigest arvab. Jah, see on küll. Et sama selle suhkrusoola sisaldusega, et kes seda ütleb. Sealt me saame juba tõmmata, et miks ta seda ütleb. Ja seal on nüüd jälle nagu treeningu aspekt, et nagu, vaata, seal me nüüd ei mängi kõige loogilisemat asja. Et nagu, kui näiteks mul ei meeldi ajalehti lugeda, võib-olla see on, ma ei tea, mingi teismeline poiss, on ju. Hoopis teine situatsioon, hoopis teine kontekst. Ja nüüd see tundub selline tavapärane olukord ja võib-olla huvitav selles mõttes, et ma ei kanna seda maha, et see oleks halb. Aga seal ei ole hetkel veel esitletud sellist nagu ebatavalist või sellist nagu situatsioonikomöödia potentsiaali. Seal on see olemas tegelikult, seda saab veel lisada, aga lihtsalt veel ei ole. Aga jah, aga kui mulle ei meeldi need ajalehed, aga härra Linnamägi, see on teie ettevõte. Teie ettevõte teeb ajalehti. Teeb või?
mulle väga ei meeldi. Mulle meeldib selle karakteri totaalne teadmatus, millega ta ette võtta. Eesti Ekspress. Oota, mis ajast me rehve toodame? Jaa, aga härra Nokia, me tootsime rehve enne, kui mobiiltelefon. Oli ka või? Okei, ma olen senil. Pange mind hullumajja. Ei, no seda saab sinna viia, aga võib olla lihtsalt see, et ta, me saame teada, näiteks minu peas oli see, miks ta ei teadnud, Eesti Ekspress teie vajalehti on see, et oota, kas me pidime midagi eksepressima või mingi väljapressimise-ettevõte või? Oota, me ei kirjutagi raamatuid. Jah, et kus meil ei ole lihtsalt trükikoda või? Mida pekki, iga nädal annate välja jupikese või? Pange kokku. Tilgutate meie raamatud. Pange uudised kokku kõik ja siis aasta lõpus ja andke raamat välja. Kujutan ette, et Priimäe peas oli see, et on Liivimaa kroonika. See kogub infot ja keegi lihtsalt mingi tõmbab tulusse selle. Jah, et jah, siukene värk. Ma olen ülipikalt tahtnud visata seda momenti, mis eile, kui me tegime proovi, siis me rääkisime teisipäevase proovi hetkest, kui ma olin improstseenis seal köögis ja panin taldrikuid käe peale. Et meil oli selline soojendustseenid ja mina ja Karoliina siis tegime seda stseeni ja mina ma ei tea, panin taldrikuid asetasin käele, et panin 3 taldrikut, proovisin 4 taldrikut ühe käe peale panna, et viia lauda. Ma olin ka seal. Jah. See oli callback. Oli või? Ja see oli lihtsalt kuulajatele. Olid küll jah, ja kuulajad on ka nüüd seal oma mõtetes. Ja siis sa ütlesid eile, et vaata, sina nägid, et ma panen taldrikuid käe peale, aga siis Karolin oli, mis sa nende flyeritega teed? Ja see mõttes, et see oli siuke, see oli võiks öelda, see on miscommunication või siuke kommunikatsiooni error, viga, et nüüd ma olen ma olin flyereid ja nüüd ja ma läksin kõige lihtsamat lahendust mööda. Oli see, et ma siiamaani asetasin käele taldrikuid. See on see minu reaalsus. Ja Karo küsib, et Rauno, või mu tegelane, mis nimi oli seal, et miks sul flyerid jagatud pole? Ja siis ma olen, ma just asetasin flyerid käele. Et see on nüüd see reaalsus. Et ma ei muud, et lihtsuse mõttes ma ei muuda ära rohkem, kui vaja on. Ja nüüd ma olen, köök on aeglane täna ja kõik lauad tellivad neid, ma ei tea, Swedbanki flyereid mingi, et päevapakkumine on LHV flyerid, et nüüd me oleme restoran, kus jagatakse flyereid ja see on hästi ebatavaline, absurdne, aga samas selles impro hetkes see on nii loogiline, kuna sellel oli selline eeldus loodud. Ja seal ongi see õrn tunnetuslik piir, et kui palju seda, ütleme, käimasolevat reaalsust painutada saad, nii et ta ei lähe imelikuks. Et võib-olla tegin oma peas mingi kiire näite, et situatsioon hakkab, mu käes on rool. Just kui jääb mulje, et ma sõidan autoga. Suure tõenäosusega sõidan autoga. Vahetad käiku ja roolid. Ja sa tuled, hüppad kõrvale, ütled kapten, mis on juba okei, kõik muutub, see ei ole enam auto, laev. Ütleme tegelikult, seal saab veel jääda autosse, vaata kapten, aga ütleme, kapten, ma näen maad, näiteks, selline repliik on ju. Või ahterist tuleb suitsu, sa mõtled pagasnikust või? On see, kus ma mingi tõmban nüüd jäiga käigu tagasi, ütlen, et ei, see on auto. Me vaidleme, on see nüüd paad või on see auto. Kumb meist on, kas see, rumal või hull. Et need on need, mida me tavaliselt tahame vältida, sest see avab ukse õudusteks. Me ei taha defineerida teist tegelast hulluks, kuna see võtab stseenist ära selle vastutuse ja siis asjad juhtuvad, lihtsalt on hull, et see lihtsalt usaldage, see lihtsalt ei tööta. Juhul, kui ta töötab, aga lihtsalt ei tööta. Seal on üks asi, mida ma soovitan ka, millega olla ettevaatlik, on valetamine. Kuna me niikuinii laval valetame juba. Ja nüüd, kui me valetame, et me ei ole Toivo ja Rauno, see paneb natukene, kui meie karakterid valetavad,
siis me valetame, et me valetame. Ja ta läheb nagu nii raske on aru saada, mis on see, nagu, mida siis uskuda. Seal on see asi nagu, jah, üldiselt me ei taha nagu mängida valetamist, aga kui me teeme seda, siis see peab olema maailma kõige halvem valetamine. Ta peab olema ilmselge. Ja. Et näiteks ongi, kui me ei tea, võtame olukorra, et sa teed süüa, ja ma olen, kallis, kas sa tegid selle pitsa? Ja sa valetad, ei, ma tõin selle Rimist. Jaa, mina seda ei teinud. Ja siis ma olen nagu, kas sa valetad või see on sinu karakter, või see on su pakkumine. Ja nüüd ma ei tea seda. Ja siis ma olen, sa valetad, sa oled nagu mingi, miks sa seda teed? Või ja kui ma pärast olen nagu, ütlen, et ma just valetasin sulle. Sa oled mingi, okei, ma olen välja, kas tuled ka? Jaa. Siis ma nagu, kas sa valetad? Kas sa nüüd valetad? Et me igat käigu hakkame nüüd küsima. Et sellepärast meie karakterid on alati ausad. Ausameelsed. Nad on ausameelsed. Isegi kui nad valetavad, siis me saame 100% aru, et see oli nüüd ikka vale. Ja kui ma ilmselgelt nagu valetan, publik näeb, et ma valetan, et karakter valetab, partner näeb, karakter valetab ja nüüd see partner saab otsustada, kas tema karakter näeb läbi vale või ei näe valet läbi. Ja see on nagu juba, et see on juba selline nagu ka konkreetne valik. Jah, konkreetne valik, aga kui see on selline, ma lihtsalt võtan sinu vale kui lihtsalt su pakkumist, siis, ja sa siis hullult üritad puruda peale, et see oli vale, siis on nagu mingi, et hullusega on ka, et sa kujutad ette. Nüüd me oleme situatsioonis, mida me niikuinii kujutame ette, aga sinu karakter kujutab veel igast asju ette ja nüüd on nagu mingi, mis maailmas me liigume. Ja see on nagu seal oli see unenäo, see maailma siuke jõnkat oli ka. Oli 30. detsember meie show Von Krahlis. Et minu peast ta kelgutab seal selle vale ja hulluse nagu tasandil natukene. Ma mõtlen, et see unenäo maailm oleks olnud kõige grounded unenäo-maailm. Et võib-olla see oleks olnud ebatavalised nagu tegelased, aga nad oleks nagu, et see oleks igal juhul grounditud vaatajate jaoks, nagu nende jaoks suhestatavaks. Eesti keeles siis maandatud. Maandatud, jah. Maandus, jah. Ja, aga tulles nüüd sinna selle näite juurde tagasi, et mul on käes rool, sa ütled, kapten, Ahtris on tulekahju. Ma olen, okei, nüüd me oleme paadis, on ju. Ma olen, okei, paat on defineeritud, aga ta ei ole veel defineeritud meres. Ma olen, okei, et võib-olla see paat on siis seal proto avastuskeskuses. Ja me saame seda reaalsust ehitada selles ulatuses, kus ta ei ole veel välja ehitatud, kus ta ei lõhu varem loodut. Et mu käes tõepoolest oli rool, tõepoolest me oleme paadis, tõepoolest see paat on protokeskuses. Ja nüüd me ei saa sellega enam õppesõidueksamit teha või saame, aga ta on nagu mingi God. Ma pean nii palju pingutama selle. Seal on nagu see asi, et seal tekivad mingid sellised nagu valemid, mida sa pead arvestama. Et see kindlasti ei ole lihtne, aga kui sa neid oskuseid treenid, siis ta on lihtne. Aga ta ei ole nagu selline nagu default levelil, nagu ta ei ole kerge asi, mida teha. Mul tuli teistpidine näide, me praegu oleme rääkinud sellest, et liiga palju pole ka hea. Et mulle meeldivad need impro, need sõnakõlksud, millest sa saad aru alles siis, kui sa oled jõudnud sinna maani, et sa saad sellest aru. Et need Hiina filosoofiad kõik mängivad sinna. Voola kui vesi. Mida see tähendab, on ja kõik võtavad kõigepealt literaali sõna-sõnalt, siis sa oled mingi okei, seal on mingi metafoor taga, on ja sul on vaja kogemust, millega seda refereerida, siis sa oled mingi hästi öeldud. Aga kui sa esimest korda kuuled, siis on mingi voola kui vesi, sa oled mis ma nüüd teen, et see sama. Ei kõnni, ma voolan. Ma voolan, okei, ma olen natukene voolavam. Okei, ei läinud, mu impro ei läinud paremaks. et see less is more või vähem on rohkem. Ka siuke nagu vastuoluline, kui sõna-sõnalt võtta. Jah, vähem on rohkem on nagu... Aga, ei ole ju. Aga ongi, et ma ei tea, Jürmo ammustab praegu oma kõrvaklappi, aga ma ei tea, kas see on metafoor või on ta võrdlus või?
ei, see on lihtsalt see, mis ta teeb praegu. Sa lihtsalt kirjeldasid, mida Jürmo kodus teeb. Aga me peame talle toidupakke saatma. Küll. Et see vähem rohkem ongi see, et kuidas sa suudad efektiivne olla impros. Et sa minimaalse pingutusega teed maksimaalse tulemuse. Nii selguse, huvitavuse, investeerituse, energia, nagu kõik, et ta on nagu, seal ei ole midagi liiga üle, aga seal on kõik nagu klotsid olemas. Jah, kõik kanalid, nagu näiteks kui me salvestame seda heli, siis on hea, kui kõik on balansis. Et ei ole mingi... Nagu jääks mulje, et midagi ei ole liiga juhuslik. Ja. Lihtsalt, et oi, näed, et selle me peame küll nüüd mingi voodi alla... Midagi pole juhuslik ja midagi pole üleliigset ja mul tuli ka stseeni näite mõtte selle autojuhi ja kapteniga, et ühid autot on ja siis kõrvale, kapten, ahter põleb, on ja siis on kaardilugeja, me oleme autos, on ja mingi, keera, järgmine kurv, kolmas käik sinna backboardi või mis see backboard või see on see tüüri paremini kapten, ühesõnaga, et lihtsalt minu peas on lihtsalt on see kõrvalistuja teab, et ta on autos, aga ta kasutab lihtsalt, ta on nii vilunud meremees, et ta kasutab igal pool meremehe ja väljendeid. Ja see tegid praegu väga hea siukse selguse käigu. Ja mõtlesin talle... Mida improviseerijad kardavad millegi pärast. Me oleme autos. Et me sõidame rallit, sa oled kaardilugeja. Nagu kui lihtne on seda välja öelda. Aga kõik on mingi, ma vihjan. Sul on vihik käes. Sul on vihik, sa teed vihikusse erinevaid sissekirjeid. No arva, kes sa oled? Ma pean loogiraamatut, ma olen meremees. Neetud. Ma ei tea, minu peas oli kaardilugeja ja nüüd on mingi, miks sa ei olnud kaardilugeja, ma ju tahtsin, et sa oled kaardilugeja, aga ma rohkem ei kommunikeerinud, kui ma andsin ähmaseid vihjeid. Ja see ongi ka see siuke väljend nagu on the nose, et liiga nagu liiga see, nagu näiteks on mingi, ma ei tea, Aliase mäng annad vihjeid, mis on nagu, osad vihjed on, kui sa ütled ette, mis on, ta on nagu liiga, aga kui sa Aliase mängus ja on üldse vihjeid sinna suunas, siis on nagu raske ära arvata, et see mis on see õige ala, mis sa tahad anda, et kas näiteks sinule ma ei pea ütlema, et me oleme rallil. Sa saad aru sellest. Aga näiteks võib-olla kellegi teisena pean ütlema, et me oleme rallil praegu koos. Ja siis ta on nagu, keera tüürboardi. Ja minu peas on see, et kui me efektiivselt ja nähtamatult saame konteksti eest ära, siis me saame hakata nende eeldustega mängima ja nende karakterite elu elama. Ja piisab, nüüd ongi, tahaks mingi siukse hea siukse näite. Me praegu improviseerime Raunoga siin näiteid, muidugi saab paremaid näiteid, kui natukene mõelda nende asjade peale sügavamalt. Aga näiteks 3, 2, 1, ruutu 10. Okei. Tule siia. Vaata, ma ei saa sellega üldse hakkama. Siin, kuidagi klapi. Et päris palju võimalusi. Päris palju siukest sooja infot ja energiat lendas juba ülesse. Ma tuleks mingi lisarepliigiga, et kas see kas see on sinu oma? Aitasin. Ja nüüd teine repliik. Ema, ma ei saa tosse jalga. Ma jään bussist maha. On nagu ema, ma ei saa tosse jalga, ma jään bussist maha. Nagu 9 sõna ja meil on mingi lataki on kontekst nagu tulnud üsna tugevalt peale. Meil on päris palju olulisi fakte. Meil on ema, keegi ütles ema. Okei, see annab infot ka selle kohta, kes ta ise on. Ja. No ütleme, jääb ruumi selleks, et ta ei ole tema laps, võib-olla see on mingi püha ema. Kui sa tahad väga pingutada... No kui sa tahad, aga ütleme, see esmane eelduspilt on nagu üsna... Ema, ardasti laps on ja poeg või tütar. Ei saa tosse jalga, arvatavasti paneb tosse jalga parasjagu, ma näen ka sellist nagu objekti töödes tossud jalga panemist, jään bussist maha,
see, et ta juba ütleb, et ema, ma ei saa tossi jalga, ma jään bussist maha, tähendab, et bussi peal jõudmine on oluline, seal on midagi, mida uurida. Seal on uurida, miks ta ei saa tossi jalga, mis värk sellega on. Noh, et nagu seal on hästi palju, juba selle lausega on nii palju asju, mida juba sealt saab uurida, et sul on stseen olemas. Ja ongi kõik. Ja sul on lademetes eeldusi, mida hakata murdma või kinnitama. Jah. Et sul on ots käes, aga sul on mingi häda raske. Ja. On mingi mida ma siin, meil pole veel neid eeldusi loodud. See, sa tahtsid näided, mis on hästi vague, on ju? Kas sa annad selle mulle? Selle või? Jah, see. Või tahad hoopis seda? Ei, seda ma ei taha. Ma ei tea, ma ei suuda ära otsustada. Aga mis see on? Mis see on? Sest minu karakter ei tee valikuid. Aga meil oli siis hästi selline vague, nagu anna see siia või nagu ma ei saa seda teha. Siis oli see, et ema, ma ei saa tossi jalga, ma jään bussist maha. Siis see juba kirjutatud väike ebataolus, siis tavaliselt ei jõua bussi peale. Aga nüüd, kui me keerame edasi, et ema, ma ei saa tossi jalga, ma jään bussist maha ning sinu vähkkasvaja areneb edasi ning meie isa F-14 hävitaja lennukleiti üles ja FBI ajab meid taga. Anna mulle püstol, ma olen draakonit tapma. Pluss isa on rase. Jah, et nagu see on selline... Mul oli kohe jang moment. Jah, et lihtsalt, et nüüd on nagu, et tegele selle olukorraga. Ja. Et mis seal toimub. Ja võib isegi mõelda, et see konteksti, ta ei ole lõhkumine, aga ta on selline hägustamine. Et kui see maailm rappub nii palju, et sa pead hakkama nüüd sellega ekstra tegelema, et sa ei saa pühendada oma energiatauru selle situatsiooni edasiarendamisele, aga sa kogu aeg ehitad seda platvormi, mida kogu aeg nagu ära lõhutakse. See meenutab ühte show'd nimega Star Trek. Jep, et see on oma ette nagu... Omaette kunst. Nüüd me jõuamegi sinna, et kellele mis maitseb. Ja. Aga ma kujutan ette, Star Treki puhul kehtib ikkagi see sama baasreegel, et sa ei saa murda eeldusi, mida pole loodud. Jah, ja Star Treki puhul kehtib see eeldus, et seal on väga konkreetne premis juba paigas. Jah, seal on maailm, on ju. Jah, see on see Nõukogude Liidu kosmoserändurid on oma Sputnik 2-ga levitavad kommunismi galaktikates. Jah, see isegi öeldakse etenduse alguses välja. Väga konkreetselt loetakse maha. Ja selle sees hakkab alles see nagu lõhkumine ja ehitamine pihta. Ja. Et mul tuli üks vahva näide ka, see oli nii hea, see oli EH-tähe ühes trennis. Nii. Ja EH-täht, minge Facebooki, pange EH-tähele Pöial ja neil on tulemas 27. jaanuar ka etendus. Ja EH-täht, kes te kuulate, pange like ja siis kommenteerige siia alla. Kommenteerige siia alla, pange subscribe. Pange subscribes. Jah, et seal oli üks lahe situatsioon. Ka hästi lühikesed repliigid, üsna selge kontekst oli kohe välja. Ja kohe saad aru, mis see point oli. Nad said inspiratsiooniks, et asukoht oli kõrb, on ju. Ja siis oli 2 karakterit, kes olid kõrbe. Ja esimene repliik oli pagan, siin pole midagi. See on tühi kõrb. Ja siis ma olin nagu päris nagu sa ise teed endale tühja toa. Ja sa veel ütled ka, et see on tühi. Nagu millega sa nüüd mängid. Et sa võtad iseendalt võtad kõik võimalused ära. Ja lahe oli näha, kuidas nad natukene vaevlesid seal ja siis hakkas avastused pihta. Kõrb oli tühi, aga nad olid jõudnud sinna tsikliga, millele sai pents otsa. Juba asi, millega tegeleda. Miks nad seal on? Miks nad kõrbasid tsikliga sõitsid? Ja lõpuks nad jõudsid siis ikkagi kuhugi peduiini külla. Selles mõttes on see isegi, ma mõnikord isegi laseks kellelgi meelega tühjas kõrbes või sa oled nagu valges ruumis, kus midagi pole. Ja ainuke asi, mis seal on sina ja sinu see teine tegelane, kellega sa seal koos oled. Vaata, ja nüüd mis sa teed?
mis sa räägid, mida need tegelased seal tegema hakkavad, et see on, iseenesest on nagu huvitav, et ei ole midagi, mis saab tõmmata nende tähelepanu üksteise pealt ära, ei ole sellist siin on maas kivi, kivid on fossiilid, ja siis lähed seda rada, et iseenesest on see on huvitav küll, aga ma saan täitsa aru sellest, et ma ei tea, teine näide, lihtsalt mõtlen välja, et jõudsimegi üksikule saarele. See on kaubanduskeskus! Ja saad kui mis see siis on? ja. Nagu üllataval kombel, isegi kui me oleme üksikul saarel, midagi seal ikka juhtub. Ja see võib olla kaubanduskeskus, seal võib olla. Ja see ongi, ma jõuan jälle ringiga sinna tagasi, et me tegeleme situatsiooni komöödiaga, aga kui situatsiooni pole, siis sul, kus see komöödia tuleb? Et kui sa oled üksikul saarel, sa istud laval maas, mängid liivaga ja ootad laeva. 25 minutit. Ta on kindlasti huvitav, ta on lõik kellegi raskest elust, aga meil on kõik juba teada, meil ei ole seal midagi avastada. Seal puudub sündmus. Seal puudub see nagu, niimoodi, aga meie tunnikene on täis tiksunud. Päriselt või? Issand, kui kannatlikud te olete olnud kuulajad, kui te olete veel lainel? Ikka on lainel. Kindlasti kirjutatakse ka meile toredaid mõtteid. Kui sul on tekkinud mingeid mõtteid ja tahad kommenteerida kaasa meie mõtete pihta, siis palun tee seda. Arvatavasti kõige lihtsam on seda teha siis vist selle YouTube'i video all kommentaarides. Või 26. jaanuaril siis otse Von Krahlis karjuda. Ja tegelikult me võtamegi oma kommentaare 26. jaanuaril sellel ajal, kui Märt ja Kristjan esinevad, siis te võite kõva häälega neid kommentaare karjuda. Ja me oleme Raunoga rõdul kuulame. Aga karjuge neid Märdile, Kristjanile, et siis see on see aeg, kus me neid kommentaare võtame. Rauno võttis pika pulga ja proovib ära siis Märdi ja Kristjani selle rattasõiduoskuse, et millal see see kodaratesse loopimine on. Aga infoks veel tahan öelda nii palju, et täna need kuulasite, kes vaatavad meid YouTube'ist, nad näevad, et mul on peas ruutukümne müts ja seljas improverdi pusa, et kui keegi veel seda tahab, siis seda on võimalik endale ka saada. Mul on brändi nimetuks jääda sooviv kapuutsiga pusa. Ka seda võib saada, kui teil on teada, kus Toivo elab ja kus ta riidekapp on ja millal ta kodus pole ja millal see pusa tal kapis on, siis võite ka selle endale omastada. Võib täitsa tasuta. Toivo, kuidas tänane vestlus sulle tundus? Väga mõnus. Tahaks hakata kiiresti ja ruttusuga ägedaid improstseene tegema. Ja mulle ka meeldis ja sul on väga lahedad mõtted impro pihta. Ja tunnen, et kui keegi teine midagi täna ei õppinud, siis mina kindlasti õppisin hästi palju. Thanks, Rauno. Sulka. Aga sulka ka teile, kallid kuulajad, ja nüüd kohtumiseni järgmine kord, kui me laeme üles uue episoodi. Nice.